Tere tulemast podcasti Lahkus loeb. Ma tänan, et olete meiega ja tuleb väga põnev episood. Täna on meil külas Andres Lukin LC Saku Lions klubist ja kes on ka olnud endine kuberner. Põhiliselt aga räägime lõvijälgede jätmisest Eestimaale ja paljust muust põnevast. Tere tulemast, Andres! Tere! Mis on üleskutse lõvijälg peamine idee ja eesmärk? Peamine idee on ikkagi jälgede jätmine ehk jälle meie nähtavuse tõstmine. Kui ma sain ülesande liikmeskonda arendada, siis tekkis küsimus, et mida me pakume, mida meilt oodatakse. Oodatakse meilt ju nähtavust, et nähtavust rohkem välja tuua, selleks mõtlesimegi, et hakkame jälgi tegema. Kas see on rahvusvaheline algatus või see on ainult meie piirkonna? See on meie piirkonna algatus. Ja just sellised ideed toovadki nagu sellised klubid eriti lähemale ka, eks ole? Klubidel on see väga tähtis, sest kui piirkond hõikab välja, et jätame jälgi, siis kõik on nagu ühise asja eest väljas. Kui klubid teevad oma heategusid, nad on nagu üksinda oma kogukonnas. Ja. Aga kui sellest antakse teada ja pannakse veel kusagil ülesse, see on suur ühine tegemine. Kirjelda lühidalt, kuidas käib lõvijälgede talletamise protsess ise, et millised on need sammud pärast jälje jätmist? Kui heategu on tehtud, siis ennem tuleb mõelda sellele, et kuidas see nagu fikseeritakse. Mõnikord saab pilti teha, eriti tore on veel, kui on Lions vest seljas. Või sall. Või sall, sümboolika oleks nähtaval. Ja et keegi ka kirja paneks paar lauset selle kohta. Ja kui need on selle tegevuse käigus tehtud, siis tuleb nad saata teabe toimkonnale, piirkonda. Ja korda email. Ja meili aadress on pr@lions.ee. Kes vastutab talletatud jälgede nagu sorteerimise ja jagamise eest? Et kuidas nad jõuavad teil kodulehele, kaardile, sotsiaalmeediasse? Sellega tegeleb teabetoimkond. Siin mina oma näpukesi vahel ei jää. Aga kas oskad öelda, kui palju neid inimesi toimkonnas on? Et, umbes. Ma arvan, et mingi 4-5 inimest on ikka. Väga hea. Sest meie kogu teabetegevus on niivõrd lai, et kodulehe üle, uudiste aadressid, viimane uudis oli veel, et TikToki on olemas. Ja, olen süüdi. Et jah, hämmastav tegelikult, väga, väga hästi organiseeritud teil siin. Aga miks sina oled selle suur algataja ja eestvedaja, mis sind motiveerib seda tegema? Kui mind kutsuti piirkonna tegemistesse sel aastal liikmeskonna toimkonna eestvedajana, siis väga lihtne oleks lippmasti tõmmata, et tulge, aga inimesed ei tule. Sellepärast nad kohe küsivad, et aga mida me tegema, mida te pakute? Ja seda ei olnud. See tähendab, et juba puudus meil nähtavus. Me oleme sellest rääkinud, ma ütleksin, aastakümneid. Sest kui me alustasime siin 35 aastat tagasi, siis kõik teadsid, et see on vanade meeste salaorganisatsioon. Aga aeg on väga palju muutunud. Kui 10 aastat tagasi oli meil ainult koduleht ja uudised, siis praegu kui palju on koduleht, siis Facebook, TikTok, Instagram, kõik areneb. Ja sellepärast sai tehtud ka küsitlus, millele paljud ka vastasid ja sealt me saime teada, mida meilt oodatakse. Kelle vahel küsitlus oli või küsitlus läks laiali ja oli avalik. See läks ka läbi Lionsite sõpradele. Ütleme niimoodi, et pooled olid Lionsid, kes vastasid ja pooled olid siis, kes ei olnud kusagil klubides tegevad. Ja oli edukas?
küsitluse. Ja sealt me saime väga palju mõtlemisainet ja üks nendest oligi see nähtavuse parandamine, koostöö arendamine, piirkonna klubidele lähemale toomine ja see oligi jälgede projekt. Klubid teevad oma heategusid, piirkond kogub need kokku, teeb nad nähtavaks ja siis juba inimesed, kui nad näevad, millega tegeletakse, et see on suunatud kogukonda, et me teeme noortega koos, palju selliseid asju, siis neil tekib huvi ka tulla klubisse või luua ka oma klubi. Sest väga palju kohti on, kus klubi on puudu. Kuidas erineb lõvijälgede jätmine senistest Lionite tegevustest, mis on samuti nagu internetti ja üldmeediasse nagu talletatud, et mis teeb just lõvijäljed eriliseks? Ühest küljest see ei ole mitte esimene kord. Sest kui tuletada meelde, siis on meil olnud üle-eestilised projektid nagu Saa nägijaks, siis oli 67 heategu lastele, 1000 säravat silma. Need on sellised ühendavad, et selline kogemus on meil olemas. Aga eriliseks teeb ta seekord see, et teda hakatakse kajastama väga mitmes kohas. Kui viimane 1000 säravat silma, seal olid uudised ainult koduleheküljel. Jooksvalt uudised. Jah, jooksvalt. Aga uudist loeb väga vähe tegelikult. Ja ta ei olnud nii nähtav. Aeg oli selline. Aga kui nüüd me saame rohkem ja nüüd me ütleme niimoodi, et tuleme põranda alt välja. Ei ole enam salaorganisatsioon. Ja, järgmine küsimus just ongi, et mis saab siis, kui kõik jäljed on koos, et kas on plaan teha suurem kokkuvõte ja jagada seda nagu suuremale meediale? Kindlasti. Sest selle kokkuvõtte baasil juba järgmised kubernerid ka otsustavad, kas nad jätkavad sellega või saab selle Lions aastaga see asi otsa. Ja praegune kuberner lubas parimatele jälgede jätjatele kalli teha ja sooja käepigistuse. Et nagu klubidele siis või? Jah. Kokkuvõtted, siis kui nad on suurepärased ja ma ei kahtlegi selles, et nad tulevad jälle suurepärased. Siis juba kirjutame pressiteate, saadame selle igale poole laiali ja ma olen kindel, et nii televisioon kui ka portaalid kajastavad meid. Millised oleks sellised projektid ja huvitavad projektid, mis inspireeriksid klubisid looma selliseid mõjusaid lõvijälgi? On tehtud ülemaailmseid projekte, tuletame meelde ammusest ajast näiteks Site First, aga mis on meile lähemal, on Ukraina aitamine. Ja 2 aastat tagasi Ahvenamaalt Soomest tehti ettepanek aidata generaatoritega koole ja lasteaedu. Ja see oli esimene selline altpoolt tulev projekt. Kokku saadeti Ukrainasse 2200 generaatorit. Sellele aga järgnes juba selle kogemuse pealt järgmine projekt, mis just nüüd jälle eelmise aastaga nagu lõppes ja selle aastaga uuesti käivitasime. See on ahjude projekt. Ja eelmise projektiga toodeti 8100 väliahju. Väga. Need toodeti Soomes. Nende logistika korraldas Saku Lions klubi. Läbi Saku laeti osad autod Soome autode pealt Ukraina autodele. Mõnikord õnnestus ka Ukraina auto kohe tehasesse saata. Ja see oli selline suur projekt, mille eest kuberner sai ka rahvusvahelise presidendi medali. See oli tõesti väga suur ja inspireeriv projekt. Ja seda otsustati ka nüüd jälle
seda otsustati ka nüüd pikendada, sest Ukraina peaminister oma ühes sõnavõtus ütles, et 70% elanikkonnast on varustatud sooja ja toidu tegemisega sellega. Aga 30 on ilma. See on 10 miljonit inimest. Millal see kõne oli, et see on nüüd värske uudis või? See on värske uudis. See on mingi, ütleme, 3 nädalat tagasi. Mis tähendab seda, et me jätkame ahjude projektiga ja sellel on LCIF on taga, juba teatavad paljud riigid, et nad tulevad kaasa ja samuti ka Eesti Lionid kindlasti annavad ka oma panuse sellesse. Kas sa võid mõne veel sellise suurema projekti algatuse mainida inspiratsiooniks, et mitte ainult ahjud Ukrainasse? Mis võiks see veel olla selline? Ma siin varem ka ütlesin, et sight first ehk nägemise. Eestis läks ta käima saanägijaks projektiga ja paljud klubid ka praegu jätkavad nendega. Ja miks? Kui lapsed lähevad kooli, esimesse klassi, nad peavad esitama arstitõendi. Ja kus juures tuleb käia ka silmaarsti juures. Kuidas neid tõendid saadakse, esitatakse, see on oma asi, aga kolmandaks klassiks on silmad juba saanud vatti, sest õppimine, tundides tahvlile vaatamine, see muudab. Ja tekivad mõningad sellised probleemid, et lapse õppeedukus langeb. Sellepärast, jah? Ja keegi ei tea, miks. Ja tuleb välja, et laps ei näe. Keegi ei oska tähelepanu sellele pöörata, arvatakse, et laisk, ei viitsi õppida. Paljud klubid on seda teinud ka järjest ja alati tuleb välja mõni laps, kes ei tea, et ta peab prillid ette panema. Ja kui prillid saab ette, läheb õppeetus kohe korda. Ta näeb raamatut lugeda, ta näeb tahvlile. Järgmine küsimus oleks, et milline lõvijälg võiks panna kogu Eesti Lionitest rääkima? Väga raske küsimus, aga väga lihtne vastus. Kui ma seda teaks, oleks see juba tehtud. Aga sellised jäljed tulevad mingit hetke välgatusest ja kui tuleb meeskond taha, siis ta tehakse ära. Just. Aga mis see on, seda näitab tulevik. Nüüd ma küsin isiklikuma küsimuse, et mis on olnud sinu kõige südamlikum hetk Lionite töös ja Lionite liikumises senimaani? Üks selline hetk on mällu sööbinud. Me tegutsesime koos lastekoduga. Ehitasime sinna lastele mängumaja, käisime jalgpalli mängimas, sisustasime tööõpetusklassi. Aga meelde jäi see, et ma tegin väikese koduvideo maja ehitamisest. Pisikese tavalise videokaameraga. Ja siis üks poiss käis ja vaatas ja küsis, kas ta võib ka proovida. Palun. Ja mismoodi tema nägu lõi särama. Ta sai kaamera kätte, ta sai filmi, ta ei osanud seda hoida õieti, pilt jooksis sinna tänna. Aga see oli tema jaoks väga suur asi. Ja siin tekkis ka mõte meil klubis, et kui palju on selliseid lapsi, kelle jaoks, meie jaoks lihtsad asjad, loomulikud asjad, aga nendel ei ole seda. Mis sulle on isiklikult andnud Lion olemine? See on sõpruskond. Me suudame midagi teha.
meil on ka klubisisene tegevus, nende heategudega meid ka tuntakse. Klubil on väga suur autoriteet ja see on selline uhke tunne. Kas sul on veel midagi lisada põnevat, mis sa tahad? See oligi viimane küsimus üles kutsuda. Teeme aga heategusid ja olgem uhked meie liikumisele. Aga aitäh sulle, Andres. Andres Lukin jagas meiega, miks on oluline jätta lõvijälg ja kuidas Lionsite tegevus aitab kogukondi. Kuula täispikka episoodi lions.ee taskust ja ära unusta meid sotsiaalmeedias jälgida. Aitäh! Aitäh!